Tervist! Olete väike või keskmise hulgimüügiettevõtte tegevusjuht ja murrate pead. Kas on aeg oma esimest tehisintellekti lahendust proovida? Siis olete õiges kohas. Alustuseks olgu kohe öeldud, et see on artikkel sarjast Nutikas Eesti ettevõte ja Olga Luščik on ettevõtte DigiWise konsultant. Tänase süvaanalüüsi eesmärk on lahti mõtestada, kuidas vabaneda kõrnavast käsitööst ja automatiseerida müügitellimuste sisestamist. Me räägime väärtusliku tööaja säästmisest ja väga kulukate vigade vältimisest. Just, ja see teema, see puudutab otseselt juhte, kes tajuvad, et igapäevased protsessid saaksid olla efektiivsemad, aga kes samas pelgavad, et iga uuendus nõuab kohe tohutut ja kulukat tarkvaraarendust. Meie tänased materjalid näitavad, et see hilm pole tegelikult enam põhjendatud. Haarutame selle lahti. Kujutage ette ühte täiesti tüüpilist 50 töötajaga Eesti hulgmüügiettevõtet. Pilt on laias laastus selline, et umbes 40% tellimustest liigub juba kenasti masinast masinasse. Jääks siis läbi nende EID-süsteemide automaatselt sisse. Täpselt. Aga lausa 60% laekub endaliselt e-kirjadena. Klientidelt tulevad PDF-failid ja eri formaatides Exceli tabelid ja vahelisega otse meili sissuse vabas vormis kirjutatud tellimused. Ja siit koorubki välja see spetsiifiline valupunkt. Meil on ettevõttes palgatud spetsialist, kes peab majandustarkvarasse kopeerima tellimusi, milles võib olla vabalt kuni 100 rida. Kujutage ette seda absurdi. Jah, see on see joonlaua teema. Just nimelt. Professionaalne müügitöötaja peab tänapäeval kasutama füüsilist joonlauda, et ekraanil või paberil järge hoida ja ridu mitte sassi ajada. See on lausa klassikaline näide protsessist, mis on ajale lootusetult jalgu jäänud. Kui me analüüsime selle manuaalse sisestamise tagajärgi, siis näeme, et see pole lihtsalt tüütu, vaid reaalselt ohtlik. Iga pisemgi vahele segamine, oletave heliseb telefon või kolleeg küsib midagi. See toob koheselt kaasa inimliku eksimuse ohu. Üks ainus vale number kuguse või tootekoodi sisestamisel tähendab, et kliendi poole läheb teele vale kaup. See omakorda toob kaasa krediitarved ja tagastused ja logistikakulud ja muidugi tohutu lisatöö. Rääkimata mainekahjustus, mis kliendi silmis tekib. Absoluutselt. Kõige kurvem on aga see, et kõrge kvalifikatsiooniga inimene, kelle tegelik väärtus ettevõttele peaks tulema aktiivsest müügist ja kliendisuhte hoidmisest, raiskab sageli pool oma päevast lihtsalt andmete tuimale ümbertrukkimisele. See kõlab tõesti nagu kohutav ressursside raiskamine. Eriti arvestades, kui raske on täna head spetsialisti meeskonda leida. Aga kas see tähendab, et ettevõtte peab nüüd olukorra lahendamiseks hakkama mingit hiiglaslikku IT-arendust tellima ja nullist uut süsteemi ehitama? Siin on paeluv see, et tegelikult ei pea. Lahenduseks on täna juba valmis kujul tehisaru tarkvaramoodulid. Need süsteemid suudavad lihtsalt lugeda sisse tulevaid manuseid, olgu vendeks siis PDF-id või Excelid või puhtad tekstifailid ja tõmmata sealt automaatselt välja kõik vajalikud tootede kogused ja kliendi andmed. Ettevõte ei pea tõepoolest nullist mitte midagi arendama. Aga oota, siin tekib kohe üks väga praktiline küsimus. Kliendid ju ei telli alati asju korrektsete tootekoodiga. Ei, muidugi mitte. Väga sageli kasutatakse oma ettevõtte siseslängi või poolikuid nimetusi. Kuidas süsteem aru saab, et vabas vormis meili pandud mõnk 6x20 tink 933 tsink on tegelikult teie laos olev üks väga spetsiifiline polt? Kuidas me välistame, et masin kõike sassi ei aja? Just see kliendislängi mõistmine muutabki kogu mängu. Tehisaru ei tegutse ju üksi, vaid suudab kasutada teie ettevõtte toode infoandmebaasi ehk PIM-i. Süsteem analüüsib kliendi vabas vormis teksti ja suudab selle nutikalt siduda teie ettevõtte ID-artikli koodiga. Tehisaru teeb sekundi murdusosaga ära selle identifitseerimise töö, mis varem nõudis töötajalt joonlauaga ridade tagaajamist ja koodiraamatust otsimist ja meenutamist, mida klient eelmine kord silmas pidas. Ehk siis masin võtab selle kõige rutiinsema ja vigade rohkema osa täielikult enda kanda. Täpselt nii. Ja kui me vaatame suurt pilti, siis näeme, kuidas muutub kogu ettevõtte sisene rolli jaotus. On kriitiliselt oluline mõista, et otsustamine ja vastutus jäävad endiselt inimesele. Müügispetsialisti töö pole enam andmeid sisse lüüa, vaid ta lihtsalt kontrollib ja kinnitab tehisaru poolt juba eeltäitud ja koostatud tellimuse. See kõlab palju mõistlikuma töökorraldusena. On.
Ja tulemuseks on see, et vigu on kordades vähem ja spetsialisti tase langeb ja mis kõige tähtsam, teie klient saab oma tellimuse kinnituse oluliselt kiiremini. See on tõesti midagi, millele tasub mõelda. Nii et lugupeetud tegevusjuht, mõelge korraks oma meeskonnale. Kes teie töötajatest kulutab täna tunde andmete ümbertrükkimisele? See on täpselt see koht, kus korralik digitaliseerimise teekaart saab aidata kaardistada ja leida need protsessid, mida uute lahenduste abil saaks tundide asemel lahendada minutitega. Ja siit ka üks provokatseeriv mõte teile tänaseks kaasa. Kui valmis tehisintellekt suudab juba täna lahti muukida teie klientide kõige kaootilisemad e-kirjad ja tootenimetused, siis millised teised teie tarneahela näiliselt vältimatud käsitööd on tegelikult lihtsalt illusioon, mis ootab oma õiget tehnoloogilist lülitit. Mõelge sellele.